Toodete import Excelist. Selle jaoks on võimalik võtta ladu ja import products beta ning juhul, kui me siit seda optionit ei muuda, siis ongi tegemist tavatoodete impordiga. Ka saab määrata, kui me impordime ka laokogused, kuhu lattu nad lähevad, mille alusel tooteid tuvastatakse, mis on siis praegusel juhul kood, ta võib olla ka EAN-kood või nimi. Mida me soovime teha, siin on valikuid vähem vana TXT impordiga võrreldes. Siin saab kas lisada ja uuendada, ainult lisada või ainult uuendada, aga ei saa jätta mõlemad tegemata ja võtta ainult arvele. Et sellist võimalust siin ei ole. Mida me teeme arhiveeritud toodetega? Ja me võime siit näha ka, et tegelikult võib lisaks XLS-ile olla ka ta CSV kujul, kuid kindlasti maksimaalne faili suurus saab olla ainult 8 megabaiti, ehk ületada seda ei tohi. Kindlasti peaks olema ülemine rida ja ainult üks rida, kus öeldakse, mis andmed selles veerus on, ja iga toode peaks olema eraldi rea peal ning ta ei tohiks siis korduda. Ta on tegelikult unikaalne. Ja järjekord ei oma impordi juures vähimatki tähtsust. Võib ka teha download example product template ja katsuda neid tooteid sellel kujul siia tabelisse panna. Midagi sellist. Aga mul on praegusel juhul fail olemas. See fail on siit valitav. Otsin ta tänase kuupäeva järgi üles tooted importimiseks open. Et siin on see fail välja valitud, mul ongi uuem Excel ja preview. Et preview on siis selleks, et ma saaksin mappida konkreetse veeru konkreetse ERPLi andmestikuga. Siin faili järel kuvatakse siis minu tabeli päised, et sellised andmed mul on. Eks need võivad kõigil vähekene erineda, et on imporditud ka ainult ühte veergu või paari veergu, aga muidugi mida enam andmeid on võimalik sisse importida, seda täpsem ja täiuslikum andmestik tuleb. Ja hakkan mappima siis koodi, mappin koodiga. Siin praegu EAN-i kood 3 ja tootjakoodi pole. Tootegrupi impordiks võtan product group ja kui need on uued grupid, mida enne ERPLis ei ole olnud, siis need sellesse ERPLi baasi ka lisatakse. Ühik ehk siis ingliskeelsed nimetused, siin on nimega unit. Vastavalt nimetus ehk name-est. Kindlasti tuleks arvestada, et kuna meil võivad olla nimetused erinevates keeltes ja kui te ei soovi, et see sama nimetus, eestikeelne nimetus läheks ka teiste kontole seadistatud keeltele nimetuseks, siis tuleks juba selles failis lisada ka erinevates keeltes nimetuse veerud. Sõltuvad sellest, kas ma olen orienteeritud neto- või brutomüügile, valin siis kas hulgimüügi korral netohinna või jaemüügi korral brutohinna. Praegu siis valin brutohinna ehk sales price with tax. Edasi on mul siin informatiivne laohind
ja kui ma koguseid ei impordi, siis ta ongi product cost. Saan lisada hankijad ehk supplier'i. Toota seeria ehk product category, kaubamärgi ehk brändi, tähtsusgrupi ehk priority grupi, kas näidatakse e-poes või mitte, on siis show in webshop. Edasi, kuna ma praegu ei soovi laokoguseid sisse importa, siis ma jätan selle praegu ära. Lisaks võib olla mul ka täiendavaid andmeid, mida ma saan importida atribuutidena. Ka see võimalus on siin olemas. Ja võin ka importida näiteks tarneaja. Tarneaeg. Ahah, siin vist ei olegi siis tarneaega. Usual delivery time. Ja netobrutokaal on mul tühi, iseenesest on nad muidu ka siit valitavad. Tegemist on siis weight ja brutokaal on siis package weight. Back weight, cross weight. Aga nagu te näete, siit võib samas ka importida sisse erinevate hinnakirjade netohinnad, kui mul on sellised veerud olemas kohe kõik korraga. Järgmiseks start import. Esimesed 10 imporditakse ka tegelikult sisse. Aga praegu ta lõpetas selle impordi ära ja sellega ongi need tooted siis lisatud. Kui siin oleks mingisugune error tulnud, siis kindlasti oleks see informeerinud, et mingi probleem on ja siis ka oleks mõistlik olnud alla laadida see aruanne, mis tekib impordi käigus. Nüüd, ma oleks võinud muidugi kõik kogused ka kohe importida koos laohindadega erinevatesse ladudesse, aga seda saab teha ka eraldi. Ehk ma lähen uuesti ladu ja import products beta. Põhimõtteliselt ma tuvastan tooted taas koodi järgi, võib-olla lihtsalt ütlen igaks juhuks, et only update existing, kuigi ma ei tahaks tegelikult ka update'i teha. Ja valin siit faili, kus mul on siis ka kogused. Ehk tooted koguste importimiseks nimeline. Ja võtan jällegi preview. Kui te näete, et on skip, siis sellepärast, et tal on need tooted olemas. Ma valin siit, aga mida ma mapin ja kohe on näha, et ta tahab seda siis update ida. Lisaks valin siit laohind, ehk siis see on meil inventory registration price, koguslaos inventory registration quantity ja vaikimisi juba see ladu oli ka õige pealattu, ma neid tahtsingi saada, nii et ma ei pidanud seda muutma. Ja start import.
taas esimesed 10 loetakse sisse, aga kuna siin praegu midagi ei muudeta, siis tekivad lihtsalt ladu arvelevõtmise aktid all arvelevõtmise aktid vastavate kogustega praegusest hetkest.